Tere kõigile, head vaatajad! Pärast aastavahetuse kõige muu sellist tralli on taas eetris Eesti Eest nädala uudised, sedapuhku järjekorranumbriga 116. saade. Vaatame, mis oli lõppenud nädalal kõige tähtsam. Märkisväärne osa Maduro turvameeskonnast tapeti külmavereliselt tema röövimise ajal, ütles Venezuela kaitseminister Vladimir Lopez. Asepresident Delcy Rodriguez on määratud riigipea kohusetäitjaks. Uus. Iraani linnades puhkesid 11 päeva järjest igal õhtul protestid. Alates esimesest 3 päevast on aga väga selgeks saanud, et basaari müüjate ja õpilaste algselt rahumeelsed protestid on kaaperdanud väikesed vägivaldsete relvastatud kurjategijate rühmitused, kes on väga organiseeritud. Mõned kasutavad Molotovi kokteile, mille valmistamist neil õpetasid välismaised luureagentuurid ja mõned Kalašnikovi automaate ja isegi improviseeritud leegiheitjaid. Põlvkondade vältel on nii Ameerika Ühendriikidele kui ka Iisraelile esitatud kõige rängem süüdistus olnud sama. Turvalisuse, demokraatia ja korra keele taga peitub koloniaalne impulss, uskumus, et võim annab õiguse valitseda teisi ilma nende nõusolekuta. Rubio rõhutab, et operatsioon viidi läbi seaduslikult ja kongressi heakskiitu polnud vaja. See polnud vajalik, sest see ei ole sissetung. Me ei okupeerinud riiki, see oli vahistamisoperatsioon. See on õiguskaitseoperatsioon. FBI agendid vaisid ta Venezuelas koha peal. Kukutatud Venezuela president Nicolás Maduro eitas esmaspäeval New Yorgi kohtus trotslikult end narkokaubanduses ja muudes süüdistustes süüdimatuks 2 päeva pärast seda, kui USA väed ta Caracases asuvas kodus toimunud haarangus röövisid. 63-aastane Maduro ütles Manhattanil föderaalkohtunikule: ma olen süütu, ma ei ole süüdi. Maduro naeratas kohtusaali sisenedes oranži särki ja beeže pükse kandes ning rääkis vaikselt. Berliin on mattunud pimedusse. 1000 Saksamaa pealinna elanikud külmetavad 3. päeva elektrita. Nad tänavad vasakäärmuslikku rühmitust Vulkan, mis süütas elektrijaama põlema. Kollahind tõusis esmaspäeval järsult pärast USA sõjalist operatsiooni Venezuelas, mille tulemusel tabati president Nicolás Maduro, mis ajendas uut turvaliste varjupaikade ostmist. Kulla spot-hind oli viimati kella 12.00 ET 17.00 GMT 2,7% tõusnud, ulatudes $4448,20 untsi kohta. Märtsikuu USA kulla futuuride hind tõusis 3%, ulatudes $4460,05. Neuralink alustab ajuarvuti liidesseadmete suuremahulist tootmist ja läheb 2026. aastal üle sujuvale, peaaegu täielikult automatiseeritud kirurgilise protseduurile. Seadmeniidid lähevad läbi kõvakesta, ilma et seda oleks vaja eemaldada. See on suur asi. Merz teatas, et Saksamaa vastutab Ukraina ja kogu Euroopa julgeoleku eest. Saksamaa kantsler Friedrich Merz teatas Pariisis toimunud tahtjate koalitsiooni kohtumisel, et Saksamaa valmis võtma vastutuse Ukraina ja kogu Euroopa julgeoleku eest. Saksamaa võtab vastutuse Ukraina ja kogu kontinendi julgeoleku eest tervikuna, aga samal ajal majandus variseb neil kokku. Microsofti telefoni aktiveerimise eemaldamine Windowsi ja Office'i jaoks on järjekordne märk sellest, et ettevõte lukustab kasutajad täielikult ühendatud ja kontoga seotud keskkonda, kus privaatsus ja omandiõigus järk-järgult hääbuvad. Varem sai Windowsi aktiveerida privaatselt ilma arvutit ühegi veebiprofiiliga sidumata. Kasutajad said süsteemi installida, helistada automaatsele numbrile ja saada kinnituskoodi. Polnud internetti, kontot ega jälgimist. See iseseisvuse kiht on kadunud. Tänapäeval nõuab aktiveerimine Microsofti kontot ja aktiivset ühendust ettevõtte serveritega. Suurbritannia terrorismivastaste seaduste sõltumatu läbivaataja Jonathan Hall KC on kutsunud valitsust üles järgima Austraalia hiljutist otsust keelata alla 16-aastastel sotsiaalmeedias osalemine. Ta väidab, et selline piirang võiks takistada radikaliseerumist ja ekstremistliku materjali levikut, eriti tehisintellekti tööriistade abil.
kuid privaatsuse kaitsjad ütlevad, et selliste keeldude jõustamise hind oleks anonüümsuse kadumine veebis, mis on pikka aega kaitsnud poliitilist teisitimõtlemist, isiklikku turvalisust ja sõnavabadust. Häire. St. Galleni kanton plaanib lisada oma uude tervishoiuseadusesse kohustusliku vaktsineerimise, mille eest karistatakse 20 000 Šveitsi franki suuruse trahviga. See ebainimlik rünnak põhiõigusele ehk füüsilisele puutumatusele tuleb peatada. Teisisõnu, kui ei ole inimene vaktsineeritud, siis on ootamas teda väga kopsakas rahatrahv. Kas me sellist Euroopat tulevikus tahame? Trumpi esimesel ametiajal kõrgem sõjaline nõunik kolonel McGregor kinnitas, et Venemaa on alustanud oma kodanike väljaviimist Iisraelist. Minu kahtlus, Gröönimaa ja hõivatud Vene tankerid võivad tähelepanu kõrvale juhtida Iraani vastastest sõja ettevalmistustest. Iisraeli suurtükivägi pommitas Gaza linna idaosasid. Näete, kuidas vasak esiratas pöörleb. See ei olnud suunatud ICE agendile. Tulsi Gabardi pikaajalised toetajad on nimestanud, miks ta on näiliselt jäänud tegutsemata Trumpi sõjalise sissetungi Venezuelasse osas, mille eesmärk on kukutada pikaajaline sotsialistlik juht Nicolas Maduro, arvestades, et enne riikliku luure direktori DNI ametikohal asumist oli ta kongressi liikmena üsna häälekas igasuguste Venezuela vastaste sammude vastu. Kuigi riikliku luure direktori ametikoht, mis on USA valitsuse kõrgeim luureametikoht, mis juhib kõiki agentuure ning koordineerib luureandmeid nii riiklikus julgeolekunõukogus kui ka Valges Majas, ei ole põhimõtteliselt poliitika küsimustes kaalutlev amet. On paljud siiski mõelnud, kus on olnud tema mittesekkuv hääl, vähemalt sisemiste administratsiooni arutelude kulisside taga. Suurbritannia peaminister Keir Starmer palus meediaregulaatoril kommunikatsioonibürool Ofcom kaaluda kõiki võimalusi pärast seda, kui selgus, et X-tehisintellekti vestlusroboti Grok abil oli genereeritud laste seksuaalset väärkohtlemist kujutavaid pilte. Netanyahu. 1000 Iisraeli mehe massimõrv on samaväärne 40 000 ameeriklasega. Ning õudus. Kanal 14 näitas kaadreid Iisraeli armeest, kes kiitles, et on Gaza sektori lõunaosas Rafahisse asuva Al-Junaja linnaosa täielikult hävitanud. Sõjakuritegu, mida uhkusega televisioonis näidati. Ja päris saate lõppu veel Eesti teemadel. Seoses Tre raadio lõpliku sulgemisega järgmise reede viimasest päevast, ehk siis pärast 16. jaanuarit, läheb Räägime asjast saade näiteks väljapoole raadiot. Vähemasti mõnedesse raadiotesse võib see jääda, Lõuna-Eestis ja võib-olla kuskil veel, aga üle-eestiliselt enam sellist raadiovõrgustikku ei ole ja võtab koha sisse valdavalt meeleahutuslik pool. Nii palju siis Eesti sisepoliitikast enne saabuvat mõttetu Riigikogu poolaasta algust. Eesti Eest portaal saab olla tsensuurivaba ja täiesti sõltumatu ainult kui toetate meid pisikese toetusega. Toeta eestiest.com-i Mihkel Johannes Paimla EE 4077 0077 1008 49 6547 märksõna ülekanne. Seda kõike saate näha ka meie saate jooksvatest tiitritest, nii palju kui seda on, ja ka päris lõpus. Edaspidiselt hakkab aga olema niimoodi, et meie seda iga saate ajal ei loe, et tasub siis hoida silmad peal uudistel. Ja aitäh kõigile, kes te meid toetanud olete ja loodetavasti leiate lähipäeval võimaluse toetada. See oli aasta esimene saade, mis oli ka tavapärasest pikem, aga edaspidiselt on saade natuke lühem ja võib-olla siis natukene vähemate teemadega, aga kindlasti olulisemad uudised nüüd siis maailma mastaabis saavad kindlasti ära kajastatud. Kohtumiseni järgmisel nädalal.